nii, tere siis üle pika aja, et pole siin üldse käinud ja huvitaval kombel tahtsingi teiega jagada seda, et aasta algas mul nagu sellise vindumisega, kui nii öelda, et ei tahtnud nagu kuidagi keha käima minna ja sai kaua hommikuti magatud ja ei tulnud mingeid mõtteid ja siis veel ise mõtlesin, et täiesti huvitav, et kas siis sellel aastal ei hakkagi nagu midagi toimuma või. ja, ja muudkui istusin seal kodus 4 seina vahel, sai ka vahepeal käidud töö juures, aga ikkagi nagu meeleolu oli selline mitte eriti positiivne. Ja siis ühel hetkel ma otsustasin, et ma käin Tallinnas Nooremäel tütrel külas. Ja teate, kui huvitav on see, et läbi Merikese numbrite keelest, kus ma tellisin temalt selle suulise analüüsi, sain ma teada, et number 7 ei tohiks jääda elama sinna, kus sündisid ja nad läbi reisimise, liikumise hakkavad neil nagu tegevused, mõtted, kõik hakkab nagu rohkem toimima. Ja ülla, muidu ma käin alati Tallinnas, mulle meeldib käia autoga, aga seekord otsustasin, kuna sain ka soodsad VIP-piletid, siis otsustasin minna bussiga. Bussiga ma täiega nautisin seda teekonda, kuna ma sain vaadata ümbrust, sest sel päeval oli sihuke karge lumine talv ja päike paistis ning lumi sätendas ning põldudel olid kitsed ja kõik see, et sain olla, nagu öelda, omas elemendis ja see oli nagu meditatiivne reis, et sain olla nagu kohal, panna tähele oma keha signaale, sest keha oli aasta algusest peale nagu selline valulik ja mitte nagu heas vormis. Aga selle keha ma sain juba tööle läbi Aleksandri tehnika, kuhu Käti ükskord mind kutsus ja ta pakkus siin aasta alguses kõigile neile, kes temaga on nagu tema juures käinud, saatis mulle jalutuskäigu meditatsiooni. Ja ühel päeval ma otsustasingi, see oli pühapäevane päev, et ma panen klapid kõrvadesse, ma lähen, kuulan seda ja vaatan, mis toimuma hakkab. Siis algul keha ei tahtnud üldse suurt ringi tegema hakata, aga ma mõtlesin, et ei, et võib-olla see meditatsioon, kõndimise meditatsioon on päris pikk, et ja siis ma ei kuule ära, et ma ei taha ka kohe tuppa minna. Ja siis ma ikkagi läksin sellele jalutuskäigule ja tegin kõik kaasa, mis Käti seal Aleksandri tehnika põhimõttel rääkis. Ja see oli imeline, sest ma olin selle jalutuskäiguga väga rahul. Mu keha oli rahul ja samas ma tegin selle jalutuskäiguga järgmine päev. Et
et kui ma ka järgmisel päeval alustasin kiirustades jalutuskäiku, siis kohe tõmbasin pidurid, nagu öelda, ja mul ei olnud küll kõrvaklappe, aga mul oli jäänud meelde, mida Käti rääkis. Ja ma jälle peatusin, vaatasin ja liikusin vaikselt edasi. Et see juba käivitas mind sellel aastal. Ja muidugi nüüd ma hüppasingi teisele kohale, aga ma tänan Kätit väga, et see Aleksandri tehnika, mida ta teeb ja siia on meile toonud, see on nagu imeline. Ja nüüd seal reisile minnes Tallinnasse, see on küll väike reis, aga minu jaoks mul on täitsa huvitav nagu number 7 siis, et sündinud olema 7. kuupäeval, et ma pean kuus ükskord kuskile liikuda saama, sellepärast et muidu mu keha läheb nagu rahutuks. Ja seekord siis jah, läksin ma bussiga ja mõtted hakkasid jooksma, et mida küll hakata tegema, kuidas edasi liikuma. Ja sellest ma sain jah teada, et see on ikka äge tegelikult, et nii palju vastuseid ma sain oma küsimustele, kui ma selle numbrite keel Merikese selle analüüsi enda jaoks, suulise analüüsi tellisin. Et nüüd on nagu selge, et miks ma nii teen või naa teen või miks minu elukaaslane teeb nii või naa, et ja see on nagu väga äge kogemus. Ja nüüd vaadates nüüd siis tagasi nagu sellesse mööda läinud aastasse, siis ma olen nii tänulik, ma olen nii tänulik oma maaliõpetajale Meelikale, kelle läbi ma maalimisele jõudsingi, sellepärast et see struktuur, pasta ja akrüülmaalid, millega tema teeb neid maale, siis see mulle ju väga inspireeris mind tegutsema edasi ja ma muidugi olen ka igasuguseid muid tehnikaid proovinud aga ma olen väga tänulik Meelikale, sest ta on nii imeline õpetaja ja kõik see, mis ta nagu mulle edasi on andnud, et see on väga hea. Siis ma olen väga tänulik ka Eevale, kelle läbi mul sai see maalinäitus Estonia Resort Hotell Spa teisele korrusele üles pandud. Et ka see on mulle väga suureks nagu inspiratsiooniks, sest ma ei olnud üldse selleks valmis, et ma tegin enda jaoks neid maale ja nautisin lihtsalt maalimist ja neid tehnikaid, mida ma proovisin. Aga läbi Eeva, kes nägi mu maale ja ütles, et sa pead neid ka näitama, mida sa oled teinud. Et siis nagu sai siis see näitus ka teoks. Et tagasi vaadatuna on ikka äge küll, möödunud aastad oli ju 2 reisi mul ja siis oli see Ma näen su häält saates osalemine, maalinäitus, siis oli vestlusõhtu Merikesega Pärnus, mis oli ka minu arust väga äge, mulle väga meeldis, et ma ise tundsin ka, et ma olen täiesti omas elemendis, kui ma saan midagi korraldada, midagi teha. Et jah, et see nagu on väga äge. Ja mis muidugi veel mulle meeldib ja ma olen väga tänulik Allika seltsitoa perenaisele siin almisel korrusel Terjele, kes mind on lubanud enda kõrvale ja meil on nii tore siin tegutseda, teha neid töötubasid 6 aja pärast või varem saan ma ka avada siin
oma teraapiatoa, kus ma hakkan pakkuma ka inimestele massaaže, tegema massaaže ja muid tehnikaid, mida ma oskan, aga seda juba lähemalt siis, kui ma olen selle toa nagu korda saanud. Et jaa, et ma tulin just sellepärast siia rääkima, et kui oluline on ikkagi see, et sa märkad enda ümbrust, oma keha, oled tänutundes. Ja Käti on mind õpetanud ka see, et räägi oma kehaga. Et nüüd, kui mul on olnud mingid valudki kehas, siis ma olen oma kehaga rääkinud palju ja öelnud, et kõik on turvaline, kõik on hästi. Ja läbi selle, usuta või mitte, need valud on kadunud ära. Sest mina olen selline inimene, et kui ma kuulen mingit õpetust või mingit sellist huvitavat asja, mis ka minule võiks kasu tuua, siis ma alati katsetan seda. Ja see on tõesti väga huvitav kogemus nüüd, et räägid nagu väikese lapsega oma kehaga, et kõik on hästi, kõik on korras, sa ei pea muretsema. Ja nii ongi. Et jaa, et ei oskagi muud öelda, et ilusat algavat aastat, kohtumisteni, kas siis Allika seltsitoas, minu töötubades, minu teraapiatoas. Ma ka tegutsen Estonia Resort Hotell spaas teenindajana, teen seal kehahoolitsusi, küll poole kohaga, aga ikkagi, et saate mind sinna vaatama tulla. Ja siin YouTube'is ma ka aeg-ajalt, kui ma ikkagi midagi on, siis tulen rääkima, et mul on plaanis teha üks video sellest vee kasulikust joomisest, sest ma ikkagi tõden seda, et klientide puhul, kui nad minu juures käivad, et nad ikkagi ei tea, kui tähtis on vee tarbimine ja mitte palja vee joomine, vaid ka siis sinna sisse midagi panemine. Et sellise video tahaks teha ja siis teeks ka selle video, et te saaksite oma uue aasta soovid kirja panna, et ka siin on mul oma tehnika pakkuda, mis on minul küll täide läinud, kui mina olen seda teinud. Aga muidugi 18. jaanuar kell 12, see on pühapäev, siis olete oodatud minu töötuppa, Mandala töötuppa, kus te saate samuti soovida, tehes mandalat, soovida uue aasta soove ja siis ka kaunistada oma mandalat. Nii et see on siis, et lõuan teile selle mandala sablooni läbi. Nii et ilusat imelist aasta algust meile siis ja vaatame, kuhu see aasta viib. Aitäh teile, kalli!